Rahvusringhäälingu uudised. On südaöö, uudistega stuudios Tõnu Karjatse. Tere ööd. Eurogrupi rahandusministrid otsustasid leevendada Küprosele abipaketi saamiseks esitatud nõudeid. Eurogrupi rahandusministrid otsustasid pidada Küprose abipaketi tingimuste küsimuses telekonverentsi, kuna seni esitatud tingimused kehtestada ühekordne maks kõigile hoiustajatele tõid kaasa terava vastuseisu ja reageeringu väärtpaberiturgudel. Eurogrupp otsustas, et alla 100 000 euro piiri jäävad hoiused peavad jääma puutumata. Küll aga tuleb Küprosel siiski leida juba kokkulepitud 5,8 miljardi euro suurune tagatise rikkamate hoiustajate maksustamise kaudu. Küprose parlament hakkab 10 miljardi euro suuruse abipaketi tingimusi arutama eelseisval päeval. Küprose president on öelnud, et kui parlament abipaketi tagasi lükkab, võib Küpros pankrotistuda ja eurotsoonist lahkuda. Kreeka rahandusallikad ütlevad, et Küprose parlament laenuandjate nõudeid heaks ei kiida, sest jõukamatele hoiustajatele maksu kehtestamine viib raha riigist välja. Küprose pankade hoiustest on 2/3 välismaalt. Küprose pangakontorid jäävad neljapäevani suletuks. Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik kavatseb pärast kohalike omavalitsuste valimisi asutada uue erakonna. See koondaks neid, kes soovivad muudatusi Eesti poliitilises kultuuris. Männike sõnul oleks uus erakond parempoolne, sest see aitaks tema sõnul Eestile saada jõukamaks, see pidurdaks omakorda suurt väljarännet. Jaan Männik peab peamiseks poliitilise kultuuri muutmise vajadust. Männiku sõnul ei tohi jääda kestma olukord, kus ajakirjandus süüdistab suurt erakonda üksmeelselt vassimises ja valetamises, aga sellele ei järgne mingeid muutusi erakonnas ega ühiskonnas. Männik ise erakonna juhiks ei pürgi. Ta kinnitas Aktuaalsele Kaamerale, et soovib selle järgmisteks Riigikogu valimisteks käima lükata. Selle uue erakonna nišš on õieti see, et ta tähtsustab usaldust poliitikas. Eesti poliitiline probleem ei ole mitte programmiline, vaid probleemid seisnevad usalduses, eetikas, väärtushinnangutes. Ja me peame selle kallal tööd tegema minu arvates Eestis. Rahvakogu alustas teemaseminaridega. Lõppenud päeval arutati Rahvakogus tehtud ettepanekuid, mis puudutasid kaasatust ja osalemist poliitikas. Millised ettepanekud jäid sõelale, uurisin Vabaühenduste Liidu juhatajalt Urmo Kübaralt. Põhimõtteliselt tänasel seminaril, kus siis osales nii ettepanekute autoreid kui erinevaid eksperte, et põhimõtteliselt leiti, et enamikus nendes on nagu see väärtiva täiesti olemas, millega võiks siis 6. aprilli arutelupäev juba põhjalikumalt edasi tegeleda. Võib öelda, et ilmselgelt oli üks teemakimp, mis ei saanud seminaril osalejate toetust. See oli ettepanekud, mis käisid selle kohta, et kui Riigikogus toimub mingi hääletus, et siis võiks olla ka rahval paralleelselt võimalus sama küsimuse üle hääletada. Need ettepanekud nagu toetust ei leidnud seminaril, aga ülejäänutest olid nii, et kõige enam leiti, et kõige asjakohasemad ja kõige mõjusamad ikkagi on just nimelt need igapäevased poliitika avatuse ja info kättesaadavuse küsimused, et võimalus inimestel kaasa rääkida oleks, aga ka needsamad rahvaalgatuse seadustamise, rahvahääletuste dramaatilisuse vähendamine. Et rahvahääletus võiks olla iseenesest küll ka üks sellistest instrumentidest, mida kasutada sagedamini, kui seda Eestis praegu on tehtud. Venezuela praegusel presidendil Nicolás Madurol on 49% häältest, kui valimised toimuksid praegu. Tema rivaalil opositsioonikandidaadil Enrique Caprillase poolt annaks hääle 34,8% valijatest, nii näitavad värske arvamusküsitluse tulemused. Venezuela presidendi valimised peetakse 14. aprillil. Vabandan raadiokuulajate ees nende plõksude pärast. Ilmast ka öösel ja homme või õigemini öösel ja alganud päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub ida- ja kirde tuul 4-9 meetrit sekundis, hommikuks tugevneb tuul saartel 12 puhanguti 15 meetrini sekundis, külm on öösel 11-17 kraadi. Alanud päeval on ilm samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, puhub ida- ja kirdetuul 6-12 puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis, külma on 3-7 kraadi. Uudistega taas oleme eetris juba hommikul kell 6, head ööd!